ka ühinemise projekte, sest mõned lasteaed olid seal juba ühinenud või neil toimis juba tükk aega see linnaajandus. Kuna meie lasteaia hooviala võimaldab päris suurelt selle linnaajandusega tegeleda, siis otsustasime, et kasutame ikkagi seda majandushoovi juures olevat maad nii palju ära kui võimalik, et pakkuda siis lastele huvitavaid õuetegevusi. Ja niimoodi me siis koostöös lastevanematega ja lastega ja kõikide õpetajatega siis alustasime seda linnaajanduse ala tegemist. Samamoodi siis need paadid on siis meil värvitud täpselt selle Kihnu seelikutriibu motiivi mustriga. Koostöös lastevanematega talgute raames siis ehitasime valmis need toredad paadikesed siin, olid ka lapsed abis, mitte ainult lapsevanemad ja ka õpetajad olid abis, nii et tegelikult me saime hästi kiiresti, et üks nädalavahetus 2,5 tundi ja meil olid need paadid valmis. Ja pärast siis sügisel saagi koristamiseks. Mis ta on siis andnud? Hästi palju on lastel tekkinud huvi just selle aianduse vastu. Nad saavad aru nagu rohkem, mis on siis see aastaring. Lapsed ise hoolitsevad, kõigepealt nad külvavad kevadel oma taimed siin või kasvatavad ette ja istutavad siis taimedena või külvavad seemned tema peenratesse. Et kui on aedviljad, siis on aedviljad üks aasta. Kui on juurviljad, siis järgmine aasta on juurviljad või siis veel mingisugused muud ravimtaimed ja maitsetaimed, eks. Ja siis lähtuvalt sellest me jagame ära siis ka rühmadele, et kes mida kasvatab, et saaks siis rohkem nagu informatsiooni koguda. Siis on meil kasvatatud niimoodi ka, et on kogutud seemneid juba ette endale ära, et nüüd juba selle 2. aasta taimed on jäetud kasvama, et seemneid saada. Nii et lapsed on saanud hästi palju juba selle mõne aasta jooksul informatsiooni, kuidas külvata, kuidas seemnest tuleb taim, kuidas taimi istutada, kui on ette kasvatatud peenardesse, kuidas nendest hoolitseda, kasta, rohida vajadusel, siis saaki koristada, eks ju, kuidas komposteerida seda, mis me koristame siin, kuidas kompost hakkab tekkima, miks ta just nii hakkab tekkima. Samamoodi, mis on näiteks putukate roll taimede kasvus, eks ju, sest et nüüd me oleme ka putuka hotellini jõudnud, et oleme ka omale hotelli loonud putukatele, et meil rohkem siin ikka oleks, et saaks rohkem tolmendada ja et tuleks huvitavamad, need putukatel oleks rohkem tegevust ja tegelikult lastel hea jälgida. Samamoodi, et mis on sügistööd, kuidas ette valmistada talveks peenraid, mis me saame sügisel näiteks kas külvata või istutada. Et praegu ongi meil plaanis, lapsed hakkavad istutama küüslauku, on siis nagu igasse peenrasse tuleb neil praegu natuke küüslauku, et oleks igal oma küüslauk siis võtta talveks.